It's the return of the wild style fashionist. Smashing hits make it hard to adapt to this. Put pizzazz and jazz in this. The cash in this. Master this, blast this, and make them clap to this. DJs don't want cuts and obey the crowd. Just pump the volume up and play it loud. Hip-hop's embedded. Before I said I wouldn't let it, but me and the microphone is still magnetic. Straight off the top, I knew I'd be forced to rock. Dead floors to stock, spot scorching hot. Hoping I open, rocking my law seminars, massage at the bar, smoking $10 cigars while I admire meaties. With more vision than TVs, I find it easy catching diabetes from fly sweeties. Sit back and wait to hear slam and trap. Rock a jam by popular demand. I'm back. I control the crowd. You know I hold it down. Yeah. You know it's Iggy when you hear the sound. Yeah, down and down until it's world renowned. Yeah, New York City all year round. It's on you can swerve when it's heard in clubs. Though a paddock displayed on Persian rugs. Equations are drawn up in paisley form. Mike stay warm, my flow is avion. Divas and orderless, stay dipped in raw style. From the shore to Long Island to Panama Canal. Intellect pictures show trends like a clothes designer. I'm in effect quicker than medicines in China. Split the mic open, fill it with something potent and going. And take a toting, let the planes start floating. High signs are spoken, altitude core choking. Product is hypnotic, it's soaking and still smoking. Showing better scenes and grams of amphetamine. Plans and schemes, means out forever. Long as the mic is loud and the volume's pumping, I'ma move crowds in 2000s. I control the crowd, you know I hold it down. When they drop, you know it's Iggy when you hear the sound. From town to town, until it's world renowned. And I rock New York City, over here. My rhymes and lyrics, find spirits like a saint. Since back crayon, I write and display chaos. My plan is damaged, the diagram is põhimõtteliselt sobib see ka hommiku võimlemise asemel, aga inimesed, kes võib-olla palli esimest või teist korda kätte võtavad, siis kodus tasub olla ettevaatlikum, muidu on kliirin taga. Aga räägime tänava korvpallist, nagu arvata võite, ja meie järgmised külalised on siis Eesti meistrivõistluste korraldajad Reigo Kimmel ja Anto Liivat. Tere hommikust, härrad! Tere hommikust! Nädalavahetusel teine etapp sellel hooajal ja kolmandat korda üldse jagatakse tänava korvpallis Eestis ametlikult medalikomplekte välja. No, räägime võib-olla üldisemalt kolme hooaja võrdluses, kui populaarseks tänava korvpall on tõusnud. Ma tean, et tegelikult mitmed Eesti tippmängijad võimaluse korral alati võtavad ka suvistest tänava korvpalli võistlustest osa. Tippude jaoks on ta kindlasti hea võimalus saalikorvpalli puhkeperioodil ennast proovile panna ja natukene lihtsalt sellist meeldivalt suve veeta sportlikus õhkkonnas. Ta on natukene vabam, ta on selline pehmem formaat, aga... Kas need Eesti korvpalli tippud oleks siis nagu öelda see jäämäe pealmine tipp, et millest räägitakse kõige rohkem, aga tegelikult nad ei ole need kõige õigemad tegijad ja seal tänava korvpalli, ütleme, ässade hulgas on ka neid, kes tõmbavad nendel tippudel palli jalga vahelt läbi või panevad üle pea müürsepale ja nii edasi. Tegelikult selle ürituse missioon ennekõike on ikkagi rahvatervise edendamine ja noortele inimestele suvel tegevuse pakkumine ja väga paljud korvpallitreenerid, kes üle Eesti bussidega mitmeid võistkondi etappidele kohale toovad, on ka öelnud, et nende õlult on langenud justkui ära üks üsna selline oluline koorem ja nad ka oma treeninglaagrid on nüüd nende etappide järgi sättinud, aga 2006 me alustasime Eesti Korvpalliliiduga, siis mittetulundusühing Noortesport ja Tallinnas esimesel etapil oli meil nüüd siis 104 võistkonda, Leedus esimesel etapil 108 Leedu korvpallikultuuri ja rahvaarvu arvestades muutunud üsna hea tulemus. No kui rääkida tänava korvpalli populaarsusest, siis tõepoolest, kas see nüüd on see koht, kus ka iga küla, väiksemgi kohake, kus on plats, kus saab mängida, ütleme vald või linnavalitsus või linnaosavalitsus on võtnud kätte, ehitanud ühe väljaku, et tulevad 5 poissi kokku ja otsustavad, tahaks mängida. Siis on neil võimalik. Seda kindlasti, et võib ka 2 poissi kokku tulla, et mängida 1-1 korvi all, sest tänava korvpalli formaate on siis alates 1-1-st 5-5-ni, mis siis tähendab 10 meest platsil. Meistrivõistlusi me korraldame 3-3 formaadis, ehk siis 3-3 vastu ja mängitakse 1 korvi all. Põhimõtteliselt ülejäänud reeglid on korvpallireeglid nagu tavalises saalikorvpallis. Jah, väga erinevates Eesti kohtades, kus platsid üleval on mäng käib ja tahaks loota, et neid platse ka korras hoitakse nii mängijate kui ka siis linnavalitsuste poolt. No ma ise mäletan oma noorusest üsna selgelt, et niikaua kuni korvpalli konstruktsioonid olid püsti ja asfaldiplats kannatas vähegi mängida. Käisime me õhtuti
väljas mängisime palli, poisid mängisid, tüdrukud vaatasid ja lollusi ja rumalusi hakkasime me tegema ikkagi siis, kui muud enam nii-öelda teha ei olnud või kui need infrastruktuuri võimalused ära kadusid ja seetõttu on mul ülihea meel, et neid korvpalliplatse, nagu sa ütlesid, ongi juurde tekkinud ja meie omalt poolt püüame veel natukene kaasa aidata, et nüüd noortel inimestel, kes õhtut isekeskis trenni teevad ja harjutavad, et neil oleks ka võimalus ennast suvisel ajal proovile panna. Kui on veel meie vaatajate hulgas hetkel neid noori või ka lapsevanemaid treenereid, kes teavad poisse, kes mängivad, aga kellel võib-olla suvi on selline pöialde keerutamise aeg, et ei ole midagi tarku osanud välja mõelda, kas nad võivad veel liituda, kas nad saavad veel tulla nagu poole pealt rongi peale, et teil on teine etapp nüüd see aasta juba küll algamas kohe nädalavahetusel, aga et hüpata rongi peale poole pealt? Otse loomulikult rongi peale saab hüpata kas või viimasele etapile. Iga etapp on erinev võistlus, võistlus käib siis iga etapi põhiselt võidu peale, aga meistritiitel jagatakse siis üldarvestuses. See, et kui nüüd tulla alates Tartust ehk siis sellest nädalavahetusest või siis ülejärgmisest nädalavahetusest või ülejärgmisest korrast, tiitli võib võita igalt võistluselt. No kui mitte tiitlit, siis hea meeleolu ja hea meeleolu kindlasti, aga ka punktiarvestus käib sedasi, et meie viimasel etapilt on võimalik topeltpunktid saada, nii et veel jõuab rongi peale tulla ja veel jõuab igal etapil kohal käia ja siis koha peal seda auhindu saada. Lõpetuseks kiire küsimus, milline siis on Eesti tänava korvpalli kõige karmim kants, kust tulevad kõige vingemad meeskonnad? Mina võiks öelda, et see on Lõuna-Eestist, kust eelmisel aastal tuli meeskond, kellega käisime Lätis ja kes võitsid ära Läti parimad, ehk siis said ka nii-öelda Baltikumi tiitli. Ja infot, kellel vähegi huvi on, saab siis www.tänavakorvpall.ee ja laupäeval ootame kõiki Tartusse Küüni tänavale suur rahvaspordipidu. Suur tänu ja edu jõudu ja loodetavasti kõik need, kes väljakute korrashoiu ees peavad vastutama, aga võtavad nüüd asjad endale tõsiselt südamesse, sest et muidugi on kurb. Ehitatakse väljak, lastakse ära laguneda, see on loll raha.